Eesti Olümpiakomitee president Urmas Sõõrumaa. Mis siin täna toimus? Noh, nõndanimetatud NATO test, siis ühtlasi ka siis üle-euroopalise spordinädala raames. Ja niisugune 3 alast koosnev mõõduvõtt ja mul on äärmiselt hea meel, et selline asi üldse toimub, et mina olen veel sellest ajast pärit, kui olid need VTK normid ja kuna ma pean ka füüsilisest ja vaimsest tervisest väga lugu, et siis alati mingisugused mõõdupuud aitavad ühiskonna keskmisel nagu paremini nagu joone peal olla. Te seda kõike koos Kaitseväega. Milline suhe teil endal sõjaväega on? Nõukogude armees teenisite? Teenisin Nõukogude armees, olin küll spordiroodus ja sattusin just selle enam-vähem niisugusesse esimesse tegelikult ma olin 81 kuni 83, aga siis hakati juba natukene, ma teenisin Tallinnas, natuke hakati taga kiusama, et need kohalikud nüüd jälle nihverdasid ennast Eestisse. Ühesõnaga mul natuke ei vedanud, lihtsalt olin küll spordiroodus, olin karateega seal, aga karatee keelati ära 82. aastal Nõukogude Liidus. No täna te saite väga kõva tulemuse, et stabiilselt eelmisel aastal täpselt sama numbri, maksimumi oma eaklassis. Kas te igapäevaselt teete mingeid asju, mis on niisugused jõusaali moodi liigutused ja aeroobsed? Ei, mitte päris igapäevaselt. Aeg-ajalt ma ikka reisin ka palju, küll viimasel ajal mitte, aga praktiliselt ütleme, et iga nädal vähemalt 5 päeval ma teen midagi. Võib-olla 3 korda jooksen, siis mingisugused miksitud harjutused joogast ja muudest asjadest, jõusaalis ma ei käi, ma teen ainult enda kehaga harjutusi. Miks te jõusaalis toidute? Ütleme, see on nagu ettevõtmine, minu meelest ma oma 80 kiloga mulle piisab sellest, kui ma teen kätel surumisi ja mul 80 kilost vähe on, siis ma surun ühe näpu peal, tähendab pöialde peal seda näiteks. Või näppude peal või käte peal, mulle sellest täiesti piisab. Kuidas te nüüd sellesse reservile Eestis vaatate praegu, et noortele ja reservile nii-öelda, et mis seisus nad on? No ütleme, Eesti ühiskond on tegelikult päris haige. Eesti inimesed hakkavad umbes 54-aastaselt arstide vahet käima ehk põdema kroonilisi haigusi. Eesti lapsed liiguvad piisavalt ainult 16%, 50% lapsi üldse ei tegele mingisugusegi liigutamisega ja need lapsed, kes täna koolis mitte midagi ei tee, need söövad ära vähemalt 75% kogu haigekassa vahenditest, aga see on miljardid. Nii et ja vaimse tervise 25% on vaimsete häiretega ja nii edasi, et sellises olukorras viimane aeg on midagi ette võtta. Kogu riik, kogu maailm räägib tervisest, aga tegeletakse ainult, tervise mõistes pseudoasjadega. Mida võiks ette võtta Eestis? Kogu rahvas liikuma, sportima, kujundama liikumisharjumusi. Maailmas on 10 uurimusi, mis on selgeks teinud, et kui lapsele kujundada koolis liikumisharjumused, siis ta 80% juhul jätkab seda ka hilisemas elus. Ja kõik need, kes liiguvad piisavalt, elavad vähemalt 1/3 tervemalt. Need on nii ära tõestatud asjad, et selle peale ei pea isegi senti kulutama. Lihtsalt hakata tegema. Ja nüüd seesama NATO test, mida me tegime, oleks ideaalne, kui riik rakendaks sõjaväe selle veduri ette otsa, et just gümnaasiumist ja ülikoolist tulevad noored inimesed, et see test oleks just nende hulgas hästi populaarne. Et see ongi meie reserv tegelikult ja seal selgub, kas inimestel on harjumused või mitte. No peaministril olete kindlasti sama juttu umbes 15 korda rääkinud, et millise kännu või posti taha see jääb? Kõik saavad aru, ma ei ole ühtegi inimest näinud, kes aru ei saa, aga kahjuks on inimesed nii oivatud, et järjekordselt, kui on eelarve rääkimised, viimaseid jooni tõmmatakse, siis spordile pandud raha on üsna tihtipeale täpselt sama kui kinodele, teatritele. Aga mina ütlen alati nii, et kui ei ole tervist, ei ole tähtsust mitte millegil, ei matemaatikal, sinu mingisugusel kunstiandel ega ka mitte millegil ei ole tähtsust. Tervis enne kõike, reaalselt tervis ja ühiskond peab hakkama tervisest rääkides mõtlema ka tervisest, mitte ainult rääkima. Tervis ei ole arstid, haigla ja rohud, see on juba haigus. Tervis on elujõud, vitaalsus, võime osa võtta ühiskonna elust ja ka võime haigusi läbi põdeda kergemini. See on tervis, aga sellega tuleb eraldi tegeleda. Siis ma küsin, et koroonat kardate ei karda?
olete juba läbi põdenud? Miks ma kardan? Minu jaoks on siin kõik, mis siin ilmas on loomulik ja ei ole põdenud ja ei kavatse ka. Aitäh! Ja uute külalistega kohtume juba järgmine aasta spordinädalal. Aitäh teile!